nii, sõbrakesed, seekord mul on õpilane ja nüüd me oleme esimeses mahalaadimiskohas ja siit ta nüüd tuleb ja nüüd ta peab selle asja saama õigesse kohta ja vaatame, kuidas tal see välja tuleb, siis ma tean talle pärast nõu anda. Esialgu, see on nüüd esimene, ma ütlesin, kuhu panema peab, soovitasin ja nüüd me saame näha. Poiss on värskelt autokoolist. 2 nädalat on Eestis sees saanud sõita ja nüüd ta on siis väljamaal esimest korda, nii et vaatame, kuidas see asi välja tuleb. Ma muidugi vabandan, siin ei ole heli võib-olla väga hea, sest ma ei trehvanud, et ma võtan autost mikrofoni kaasa niimoodi, et on telefoni enda mikrofon ja siis võib tuulekahinad peal olla ja värki, aga vaatame, kuidas tal välja tuleb siin see asi. Ma ütlesin ka, et ma filmin, see paneb väikse pinge ka peale, et siis on nagu pinge peal, teab, et kõik saavad näha, kuidas tal see välja tuli. Ja nüüd me näeme seda kõik. Ja teie muidugi võite juba arvata, et sest tuleb kindlasti väga vahva video teil vaadata ja olge siis kommentaaridega tublid kommenteerima ja haipima ja pöialt panema ja haipida saab muidugi siis, kui oled pöidla ära pannud. Enne haipida saab, paned pöidla ära ja siis seda leiate ülesse küll, et mismoodi see haipimine käib. Aga vaatame, kui ilusti jätab, et siis me saame hinde panna, mis on ja kuidas on. Pean ütlema, et praegu on päris hästi välja tulnud. Vaatame. Vaatab nagu Kallamees lükkab ukse lahti ja vaatab uksest. Aga okei, ei ole hullu. Vaatame. No, saba võiks olla natukene. Jah, natuke on saba natuke pahasti, aga okei, seal saab maha võtta selle ühe. Ütleme niimoodi, et esimese korra kohta on väga hästi. Nii et... Aga vaatame, mis ta nüüd otsustab teha, kas sobib või ei sobi. Ma ei lähe segama ka, ma ei taha segada, ma alati õpilastel lasen ise toimetada ja pärast räägin, mis on minu arvamus, mis hinde ma panen ja kuidas asjad on. Praegu tundub, et on, ütleme niimoodi, et 4+ paneme. Esimese korra kohta on hästi küll. Vaatame, mis ta teeb nüüd. Kas jätab seisma või otsustab veel liigutada. No. Ahah. Liigutab patjas ja värke. No võtta seda, ütleksin nii, et pingutab üle, ei ole vaja, siis seal on ainult mingi 20 kilone alus, mis tuleb maha võtta ja rampa läheb ilusti peale ja ei ole hullu. Nii et ma ei tea, miks ta nüüd käima jättis. Okei. Vaatame. No, mis sa arvad nüüd siis? No, sa pead minema ütlema, paberid viima ja värgid ikka, auto jätta seisma ja uksed kinni ja nagu ikka. Et niimoodi. Ei saa nii mugavalt, et rampasse ja kohe tullakse tehakse. Tuleb ikka sisse ka minna. Aga okei. Vaat niimoodi. Nüüd noor poiss peab asju ajama, et siin värk käib ja ta ei saa kuidagi aru, mis talle poola keeles räägitakse. Ja see on tegelikult lahe. Aga vahet ei ole, vaatame kohe saame näha, mis meil saab. Nagu tellimuse peale läks meil pirn ka läbi. Niimoodi, et praktikant saab õppida ka pirni vahetama. See on ütlemata tore. Mina oleks nii laiskanud, ma ei oleks viitsinud vahetada, aga praegu on nagu väga hästi kõik. Nii et siin jõuame pirnikes ära vahetada. Eile läks läbi, aga lähitule pirn, aga täna nüüd saame vahetada. Ja uus läheb sisse nagu lipsti kohe ja võib
õpiprogrammi edukaks lugeda. Kõik nüansid on olemas. Nägite? Nii et tasub amatööriõpilane olla. Kõik juhtub. Seekord siis selline huvitav reis. Mina olen kõrvalistmel, naudin professori ametit. Esmalt ma muidugi kõiki teid tahaks tänada, et jummalast vingelt olete vaadanud, et täna hommikuse seisuga, täna on kolmapäeva hommik, on minu Itaalia reisi videot juba 2500 korda vaadatud. Aga muidugi pöialt ei ole pandud ja haipimisi pole nii palju, kui võiks olla, aga nii palju sain haipimise suhtes ka targemaks, et haipida saab ainult 7 esimest päeva. Niimoodi, et hiljem enam haipida ei saa, kes hiljem videot vaatavad, siis on nii nagu on. Et enam haipida ei saa, kui video on juba rohkem kui 7 päeva üleval. Aga vaadake, mul nimelt on õpilane, eks ma panen siia mõned klipid ka, mis me sõidu jooksul teinud oleme, et meil on täis õppeprogramm ja meil on väike intervjuukene tuleb ka, eks ma siin hakkan kohe küsima ja lobisema ja kiusama poisiussi. Et vaat muidu on niimoodi, et saaremehed õpetavad mandrimeestele rallit sõitma, aga nüüd on olukord vastupidi. Nüüd on mandrimees õpetab saaremehele rekkaga sõitu. Vot siuke lahe asi on. Aga vot näete, ma näitan teile, Allan istub, vot nägid, lehvitab, praegu sõidab ja praegu mul on siuke tutvustusteema, et on nagu klippidest. Ma mõtlen tähtsad küsimused välja, et hakkan teda siis küsima ja pinnima ja siis kui saame kiirtee peale, et siis ma ei pea teda nagu väga, kuidas ma ütlen, siukestes keerulistes olukordades nagu kiusama. Vot siin on nüüd nüanss, Allan, pane nüüd ilusti tähele, vot seda ma sulle eile õhtul näitasin, vaata nägid, koos keeravad, jah? Eriti kui sild üleval, mine rahulikult, aga selle arvestusega vaat ise lähed ka, nagu ma õpetasin, enda vasakpoolse rattaga lähed telgijoont pidi. Aga hästi, näed, vedas meil kedagi ei tulnud vastu. Teinekord on siin niimoodi, et tuleb ja siis kõik tahavad nagu lõigata, ei mõtle selle peale, et kurvi tagant tuleb teine vastu. Vaat nii, et meil on selles mõttes täna hästi, et nüüd me läheme terminali, seal laotakse viimane lõpp peale, et see peaks valmis olema, kuna me saame tegelikult nüüd sõita ka just nagu 2 juhiga. Ma eile natuke sõitsin, et me jõuaksime siia võimalikult lähedale, aga me jõuame täna õhtuks ööseks jõuame koju ka. Et kui ma üksinda sõidan, siis jääb ütleme 2 tundi puudu, aga nüüd me oleme 2, siis see tähendab seda, et ma teen vahepeal ka mõned tõmbed, saan sõita ja ette näidata, kuidas asjad käivad ja õune fraier olla, jalg akna peal ja igavene vägev värk. Aga vot, nii et olge siis väga tublid ja toredad. Ei, mine seda rida pidi. Ma eile ütlesin sulle, sa pead ringi pealt vasakule minema. Õige. Ja äärmine rida näed sul eemalt kaugelt näed, märki juba. Et see rida läheb vasakule, teine läheb otse. Ja selle asjanduse nimi on Next Action ja vaata alati nii kaugele ette, kui näed. Et näed, mingid märgid juba on, et asjandale kohe teed selgeks. Pööra ringteele vasakule. Siis suure autoga on vaja, et sa juba ette tead, kuhu või mida sa teed, et sul ei ole võimalusi väga parandada pärast. Niimoodi. Aga vahva, täna on muidugi õnneks kena ilm ka tulnud, eile sadas vihma, oli väga pahasti. Ja vaata siin, kui nüüd lähed, on see nagu maksukopla moodi asi, sealt lähed paremalt poolt lähed, et seal on laiem. Ja nii kui sa sealt läbi saad, siis vaatad tagant kedagi ei tule, siis võtad vasakusse ritta. Sellepärast, et parem rida läheb valele poole. 300 meetri järel hoia vasakule. Ainuke asi, kui sa vasakusse ritta võtmad, siis veendu, et sul tagant kedagi ei tule. Suund pane sisse juba. Sõidad lubatust kiiremini. Niimoodi. 50 meetri. Päris triki on ju tehtud. Kurat, ma ütlen, et need mahasõidud osad mõnes kohas on nii ajuvabalt tehtud, et mine hulluks. Aga näete, siuke ilus, ilmakene ilus, tore meil kõik.
meil ei ole koht kaugel õnneks, et siis me saame nagu ruttu. Et siit ma mõtlen ise kõvasti sõidan 10. päeva teen, siis ma jõuan Adasisse ja jääb natukene veel varuaega. Aga kahekesi siis meil ei ole probleemi. Et piisab isegi ainuüksi sellest peaks piisama, kui ütleme, Allan sõidab oma 4,5 tundi täis, siis selle pausi asemel ütleme, sõidab ma mingi tunnikese 1,5, siis ta sõidab jälle 4,5 tundi ja siis teen mina veel tunnikese 1,5 näiteks ja siis ta saab veel tunnikese sõita, siis me peaks kohal olema. Aga siis me vaatame, kuidas me seda asja jagame siin. Et kuidagi me peame jagama. Nii. No nii, Allan, ütle mulle nüüd niimoodikest asja. Sina oled siin nüüd nagu praktikant kaasas. Palju praegusest seisust, palju nüüd aega sul on veoauto juhi load käes? Kuna sa nagu eksamid ära tegid, koolitus ära tegid, et palju sest nüüd aega möödas on? E-kategooria ma sain äkki 16. veebruar kätte. Niimoodi, 16. veebruar. Ja nüüd siuke küsimus, palju sa nüüd reaalselt autoga, ütleme nagu veoautoga tööd oled saanud teha? Palju sa nüüd tänaseks päevaks teinud oled? Nädal, 2 kuu aega, 2 kuud? Ütleme 2,5, peaaegu 3 nädalat. 3 nädalat, see tähendab seda, et päris otse kooli pingist võib nii öelda. Kas võttis ka vedelaks, kui sulle pandi siuke tähtis sõiduprofessor, õpetaja, amatöör, kas võttis ka vedelaks? Kuule, muidugi mingi professionaal on kõrval ja... Vabandust, Allan, mitte ainult professionaal. Vaadake, nimi on amatöör, aga professor amatöör. Et olge faktides siiski täpsed. Niimoodi. No räägi, mis mulje sul nüüd on siis sellest esimest korda niimoodi oled roolis ja Poolas ja sõidad ja mis sulle tundub, kuidas see amet on? Amet on täitsa õpitav, aga paberimajandus on natukene keeruline. Aga kuidas see navigeerimise värk on? Navigeerimisega on ka, et päris kaarte ei saa usaldada. Aga mis sulle endale praegu nagu esmamuljed nüüd, et me ütleme, me oleme reisi ära teinud, pühapäeval tulime välja, täna on kolmapäev. Et selle põhjal, mis sa sõita saanud oled, et mis siin, paberimajandus sa juba ütlesid, aga mis siin selle sõitmise juures nagu kõige keerulisem sulle tundub? No ohta peab kaugelt märkama. Märke peab jälgima. Aga mis nagu kõige siuke ladnam värk on? Ei, kui ei ole midagi, ega siis ei pea olema, ega ei peagi ladnase asju olema. Ma lihtsalt mõtlen, et äkki mingi siuke mõte käib peast läbi, et mis nagu kõige siuke lõdem värk on. Kõige lõdem värk on puhke osa. Aha, väga hea, ma ise peas mõtlesin ka, et mis saab kõige lõdem olla. Kõige lõdem on loomulikult siis, kui puhkus on, pausi teed. Et siis ei pea midagi vaatama, mitte midagi tegema. Aga kuidas need, ütleme, praegu oleme siin kiirde peal, sõidame kiirde peal, aga kuidas nüüd ütleme, kui kiirde pealt maas oled mingist, me saime natukene sõita seda siin külavaheteid ka ja värki, et kuidas see asi on? Kuidas sulle tundub nagu, ega sa ei pea ilustama, sa räägi täpselt nii, nagu sulle endale tundub. Siin need külavaheteed, siin peab veokaga aeglasemalt sõitma ja siis on siuke tunne, et autod trügivad lihtsalt mööda. Panevad siin miljoniga mööda. Nad nagu tahavad kitsas kohas ka minna. Jälginud välke, siit me oleme maha. Ja kui me maha oleme, mis me teeme, me lasime gaasi maha. Me ei hakka kohe pidurdama, kõigepealt lasime gaasi maha. Laseme autol veereda, sest siis me hoiame seda kallist kütust vingelt hästi kokku.
vot niimoodi. Aga mis sa ütled selle kohta näiteks, et kuidas, ütleme, kui sa lähed esimesed korrad lähed firmasse ja värki, et kuidas, mis mulje see jätab või mismoodi see asi nagu esmaemotsiooni pealt oli või et kuidas neid asju ajada ja kui niisugune keele ütleme barjäär või värk on, et olgem ausad, siin Poolas tihtilugu väravas mingid turvamehed, nemad nagu väga inglise keelt ei räägi, kui just nooremad inimesed ei ole. Et mis sa sellest asjast arvad? Nendega on suht keeruline esialgu niimoodi jutule saada, et nad ka muust aru saaksid. Okei. Mida ma tahan, kuhu ma tahan. Aga kas näed, praegu nüüd on niisugune hea küsimus, kuna me tulles siit käisime, kuidas sa praegu nagu, kui sa siit, kuhu me läheme, kuidas sa tunned, kas on praegu nagu tunne parem ka, sest sa oled just nagu käinud. Kas sul tuleb praegu see koht siin kõik meelde või ei tule? Tegelikult ei tule. Vot nii. Selle asja kohta peab ilusti paika see, mis ma ütlesin. Et aju peab kogu aeg töötama, siis jäävad asjad meelde. Nad ei jää niimoodi meelde, et sa saad nagu lambist kellegile seletama hakkad, kui lähed sealt ja paned paremale ja siis vasakule ja bla, bla, bla. Aga niimoodi, et mingi visuaalne pilt on sul olemas. Aga okei, praegu kui sul viskab korraks ette vahepeal, siis ütled, et näed, vaat siit ma mäletan, sest praegu me seisame nagu teise auto taga. Siit võib-olla ei tulegi veel ette, aga siis kui tuleb, siis on nagu anna märku. Muidugi tuleb, me läheme ju sinna sellele kitsale teele. Jaa, õige. Sinka-vonka ja siin on kogu aeg ummik tagasi tulles. Nii et selles mõttes on see asi. Sest ega sa pead oma selles mõttes seda esmakogemust just praegu väga vingelt jagama, sellepärast on palju selliseid noori, kes mõtlevad, tahavad autojuhiks hakata, aga nagu ettekujutust ei ole ja kui mina olen oma videosid teinud, siis ma lihtsalt lobisen ja ajan seal nagu juttu sedasi just nagu see oleks tead elementaarne ja ma ei tulegi selle peale, mismoodi võib-olla päris selline juht, kes ei ole varem sõitnud, et mismoodi tema asja näeb või tunneb ja vaata see emotsiooni asja edasiandmine on nagu noorte jaoks väga tähtis. Nii et niimoodi, siin te olete varem näinud, kui mina olen siin teinud videot ja olen ummikus seisnud, aga siis näete nüüd, kuidas siin on autos just nimelt selle roljaka pöörde pärast ja valgusfoori pärast. Siit niimoodi koguneb neid autosid. Praegu on õnneks vähe. Aga neid ikkagi on. Ja vaadake nüüd, siin on suht kitsas ja ütleme, algajal juhil on natuke gabariidiga tunnet. Siis minu õpetus on see, et vasakut jalga tuleb hoida seal, kus pedaalid on, kabiini hästi vasakus nurgas, niimoodi ees suhteliselt, tavaliselt seal on niisugune nagu pedaali moodi kõrgendus olemas või niimoodi, et soovitan kõigil, kes autokoolis on ka jalga, siis seal hoida, et siis on nagu gabariidi tunnetus parem. Mis sa Allan arvad, kas see nõks aitas, kui ma sulle ütlesin niimoodi? Mulle aitab küll. No võt, kuulete. Nii et kes alles autokoolis käivad ja on gabariidi tunnetusega probleem ja niisuguses kitsamas kohas sõidad, siis pange vasak jalg võimalikult kabiini vasakusse servasel all. Niimoodi, et siis on nagu okei. Ja kui mõni sõiduõpetaja autokoolis kuskil juhtub seda videot nägema ja kuulma, siis teile ka. Te üldiselt teate seda, aga ärge unustage seda noortele mainimata, sest see aitab ja mitte ainult veoautoga, vaid ka sõiduautoga, kes lähevad autokooli, et see on hea. Ja noortele ma ise õpetan, ma olen seda varem rääkinud, räägin praegu ka,
kes autokoolis alles käivad, saavad load kätte ja sõitma hakkavad, siis neil on see komme, et nad vaatavad umbes auto ette ainult võib-olla maksimaalselt 100 meetrit. Aga seda on vähe. Silm haarab palju paremini kõike, mis toimub, kui sa vaatad pikalt ette, kaugele, nii kaugele, kui sa näed, ütleme, et suurt autot, mis vastu tuleb või värki, siis on see silma haardenurk nii suur, näed ka seda, mis ümberringi toimub. Muidu, kui sa vaatad ainult otse auto ette tee peale, siis juhtuvad kõik asjad nii kiiresti, et teinekord ei jäägi aega enam reageerida, ütleme niimoodi. Näete, kes mu videosi vaatanud on, siis siin on see koht, kus need vahvad metallist hammasratastest tehtud autod seisavad. Näete, mul on praegu võimalus neid niimoodi ilusti filmida siit. Ma tookord käisin ja tegin õkva pilte, et vaata nüüd, lase ta pööre ära ja siis sa saad ise paremini keelata, muidu sa võtad see vastu äärekivisid. Lase ta nüüd ära minna. Kas ta tabab ära minna? Okei, see tuleb ka nagu mölakas, tead. No nüüd ei saa minduda, oleks võinud jääda sinna kaugemale seisma, oleks meid läbi lasknud ja siis sõitnud, aga ei. No nii, mine. Aga vaata, see on siuke isekas egomees, ütleme niimoodi. Siin on natuke sellist paha pööre, et muidu veoautoga pöörad muidu äärekivide peale. Niimoodi. 600 meetri järel jõuad sihtkohta. Aga oled selline küsimus, näiteks nüüd jõuad koju. Okei, ma tean, nüüd sa oled Tallinnas ise maha panema. Aga kuidas sul tunne on? Kas sa üksinda näiteks julgeksid, mitte ma ei küsi julgeksid, aga mis sa arvad, kas sa üksinda praegu tuleksid poole näiteks seda ringi sõitma või arvad, et on natuke vaja veel harjutada? No, puht niimoodi subjektiivselt enda arvamust, kuidas sa tunned? Hakkama, ma arvan, et võib-olla saaksin. No, hakkama kunagi saavad kõik kindlasti, see ei ole küsimus, aga mis sa ise arvad, sest ütleme niimoodi, et tegelikult on tempo, et püsida niimoodi, et õigeks ajaks igale poole jõuda, kui sa üksinda pead tulema. Kuidas sa arvad? Mis sa arvad? No sellises tempos nagu sa lased, mina ei püsi päris kindlasti mitte. Ja et siit me teeme järelduse, et tegelikult peaks natuke harjutama veel, on ju. Ma ei taha öelda, et sa hakkama ei saa hakkama, saab iga üks, aga ma ise lihtsalt ütleme, et sul on vaja harjuda tegelikult seda, et kui vaata firmades käimisega seda asja ajada, siis sul tõmbab kohe, ütleme niimoodi, tõmbab lukku, kui teine sust aru ei saa. On. Sest see on kõige vastikum asi. Ma olen seda ise tundnud, et kui lähed kuskil ja on mingi siuke keel, mida sa ise ei oska ja siis teiselt poolt vasturääkija, ta ei oska ühtegi võõrkeelt, siis on ikka nagu jumala petis see värk. See käte ja jalgadega vehkimine, et see viskab ikka täiega ära. Aga mina ütlen niimoodi, et ei ole üldse hullu. Kes minu videos ei vaadanud, mul on üks ka õppevideo on, kus oli õpiregaas Hansuke. Et see on vist amatööri argipäev volüüm 13 äkki. Et tema muidugi sõitis meil Eestis sees terve aasta. Sai panna peale maha laadida ja firmades käia, nii et tema oli ka otse autokoolist, nii et tal oli selles mõttes kogemust kõvasti rohkem juba. Aga Allan alles harjutab niimoodi, vaatame, kuidas ta tuleb nüüd, kas tal on meeles, mis firmasse lähed? Taksin Pol. Roše ütles sulle, see tähendab seda, et palun. Siis oleks tore, siis ise ütled tšenkuje vastu, siis tal on hea meel. Niiviisi. See on nüüd siis meil just nagu, me nimetame seda terminaliks. Kas kalkuleerida uuesti? Nii et nüüd läheb Allan asju ajama. Et vaatame.
kaua tal see aega võtab, mis nüüd saab. Võimalusel pööra tagasi. Ja nüüd Allan läheb tipa-tapa, täiesti üksinda läheb sinna kontorisse. Õnneks siin kontoris nad teavad, kes ta nüüd on. Tulles ma käisime läbi koos ja siis ma ütlesin, et meil on õpilane tead. Et me saame näha, kuidas saab hakkama tead. Aga ei ole, Allan on tubli. Täitsa asjalik on. Aga lihtsalt, et informatsiooni tuleb jube palju peale ja vaata siis mingil hetkel läheb nagu segadusse, ei suuda haarata kõike korraga meelde jätta, nii et aga no ei olegi midagi ka. Nii algul sõitma hakkad, siis see mega informatsiooni tulv ja kõik asjad, mida sa pead vaatama, tegema, et ei peagi kohe meelde jääma, sest oled sõiduga hõivatud, keskendu sõidu peale ja siis mõtle igast muid asju ette ja see on ka, ütleme, suht läbi, et aga ma arvan, et kui vähekene veel sõita ja siin Eestis sees lihvida sõitu ja see firmades asja ajamine ja kõik teha, siis saab poisist asja küll. No niimoodi. Nüüd Allan peab jälle panema sinna rampa 32. Nii palju seal kontoris muidugi vennad panid sousti, et üritasid ka inglise keeles öelda, aga ütlesid inglise keeles vale numbri. Ütlesid 52, ei osanud ka õiget numbrit öelda, aga siin on meil rampa number 32 läheb. Nii et nüüd Allan läheb, paneb. Mul on ka uhke, ma saan enda autot kõrvalt filmida, kuidas see asi käib. Et vaatame, kui hästi ta siit siis hakkama saab. Et näete ka, kuidas meil koorem peal juba on. Niimoodi on meil koorem peal siin. Nüüd tuleme, paneme juurde veel. Ja minul kui professoril on nüüd hea, kui ma ise autos sees ei ole, siis saab õpilane tunda ennast rahulikumalt. Et on nagu äge tal. Et nii palju on pinge peal, et siis mingi vend nagu filmib ja jälgib pealt, et nagu suurem vend. Aga ei ole hullu midagi, vaata mida siit üle kätt, nüüd hakkab harjutama ajamist, nii et väga hea koolitrikk, ütleme niimoodi. Ja vaatame nüüd kõik, kuidas tal välja tuleb. Ja muidugi on tore, kui te panete sinna ka oma kommentaarid, kuidas. Aga ei tohi väga kriitiline olla, sellepärast, et siiski esimest korda las ta laseb siit. Vaatame, kuidas tal tuleb see asi välja. Allan, võta nüüd, lase aken alla. Ja võta nüüd tagasi, hakka sirgu võtma. Mine. Mine julgelt, mine. Ma pean ütlema, et väga hästi tuleb välja. Väga hästi, tubli poiss on. Et seda, et üle kätte ajada, võtted kõik on, võtted on kõik väga hästi on tal. Tuleb välja niimoodi, et vaata, teeb siin vanamehele ka silmad ette tead. Et selles mõttes näete, kui ilusti läheb 32, et praegu natuke vildakas, aga kohe tõmbab sirgu ennast ja tuleb väga hästi välja. Mina arvan igatahes niimoodi. Vaatame. Siitpoolt on ruumi kõvasti. Okay. Nüüd ta tuleb edasi. Umbes see juhmine tuleb siia ette tead. Kurat võtaks küll. No, ikka täitsa oinas. Näeb, et üks vend ajab sisse, ta tuleb siia ette nüüd, noh. Ei täinud ära oodata, tead. Mine julgelt.
no, läheb päris hästi tal. Tõmba edasi ennast sirgu ära. Ma ei tea, nüüd on vaja kõigil siia seisma jääda. Ja see tuleb ka, see on nüüd turvamees. Ta tuleb ette, näeb, et üks ajab rampa ette ja siis ta jääb siia nüüd niimoodi ette seisma. No täitsa juhme. No näed, no. Öelge mulle nüüd niimoodi, et kas saab veel juhmima olla või? Sõida talle ninaga täitsa sinna, et ta aru saaks, et eest ära tuleb tulla, tead. Pane tõrt signaali talle. No näed, nüüd jagas ära. Muidu tuli hästi välja, aga teised tulevad segama niimoodi, et kes hakkavad tulevikus autojuhiks siis ka, et tuleb olla teiste suhtes ka viisakas, et mitte niimoodi, et nagu takistatud oma kuradi egogi suruda peale. Nüüd ta lasi natuke palju risti ennast, aga vaatame, kuidas ta. Eks see sõidasi ajamine ajab vahetane ähkni ka. Aga suures pildis on väga hästi. Mine! Võta otseks! Ei saanud aru, ma tahtsin öelda, et tagurpidi võtaks otseks, aga küll. Tõmba ennast kohe otsaks niimoodi, oled jutiga paralleelne, sul on ruumi minna küll. No võt. Suur viga on see, et noored ei olegi, mõtle seda next action'it, mulle meeldib see sõna. Next action, et siis kui ütleme rooliga keerad või auto, kuhu tässä seisma jätad, et siis on niimoodi, et ta oleks juba ette sul ära keeratud õige nurga alla, kui hakkad uuesti tagurpidi tulema. Aga no, eks see tuleb aja jooksul, ei ole hullu midagi. Näete, küll tuleb. Et kes autokoolis käite, siis saate aru, miks seda kõike vaja on autokoolis ka õppida ja harjutada. Et on, ma olen kuulnud, et on siuksed sõiduõpetajaid muidu, kes ütlevad, ei, et sõitma õpid pärast, siis kui tööle lähed. Ütleme, selline suhtumine on vale. Nii ei saa, autod maksavad palju ja see kõik on tööaeg, et ei saa niimoodi sõitu ja hakkad tööl käima, siis hakkad alles õppima. Et tuleb ilusti. Kui autokoolis õpetada näha vaeva, et autokool on kallis ja see tähendab seda, et selle rahast tulebki õpetada. Nii et ei ole siin mitte midagi. Võt nii. Natuke kaugele jättis. Kaugele jättis, aga no las olla. Las olla. Vaata nüüd, see, mis sul nüüd on, vaata, kui ma sulle enne rääkisin, näed, siin meil on firma nimi kirjas, meie firma nimi ka, see tähendab, et sinna templit vaja ei ole. Aga kuhu nüüd templit vaja meil on? Siia, 23. Jaa, õige, sinna paned allkirja ja templi kontrolli, kas sul autonumbrid on seal kirjas?
on ikka. Väga hea. Nii, nüüd paned templi. Sinna paned templi kõik. Kõigile nendele lehtedele. See on okei. See on praegu nüüd, oota, see on kohe triki, ma kohe seletan. Panen neile kõigile templid ära. Niiviisi. Et see on nüüd see, mis on siit lao poolt antud CMR, see on kõik värk kokku. Vaata, kui sa näed kogust. Kõik need asjad, mis me panime, see on kogus kirjutatud tarbekaup ja kogus. Et vaata just, et kolle palju on. Et meil on 7 kolli seal. No 7 ühikut. See on kõik kokku. See tähendab seda, mitte et me midagi varjaks, aga lihtsalt kui näiteks keegi meid hakkab kontrollima, peab kinni CMR-id anda, siis need annamegi. Ainult need. Neid me ei anna, me ei hakka asja segaseks tegema, neid ei ole vaja. Selles mõttes need lähevad otse kliendile, aga meil on see üks, on kõik need kokku. Saad aru? Nii et need me paneme nagu endal mapi vahele, paneme ka niimoodi eraldi, et juhul, kui on vaja näiteks kontrolliks midagi anda, siis anname need, mis meil on. Need paneme klambliga kokku nüüd. Klambli sotsid. Niiviisi. Need panegi sinna peale nüüd niimoodi. Ja need, mina panen alati tagurpidi nende teiste alla, vaata, mis meil on maha antud. Et tagurpidi. Näed, nende alla tõukad. Need. Ei, no vaata, mis sul on paremal pool maha antud, kokku volditud. Jah, aga nende alla paned. Sest neid meil vaja ei ole kuskil pool kellegile esitada. Need lähevad lihtsalt pärast lattu. Ja. Lihtsalt selle pärast, et kui keegi kontrollib, siis meil segameele mingid valet jääna. Muidu see tekitab segadust ja on jama. Võt niimoodi. Nüüd sa oled just nagu valmis. Paned käigu sisse, sõidad eest ära, nagu ma õpetasin, et ei jää siia poolde viina seisma, võid tõmbadki sinna kõrvale ära, lähed välja, paned uksed kinni ja asume koduteele. Urraa! Niimoodi. Aga tead, mis me ei teinud hommikul või? Panid 0 kilomeetrit, ei pannud? Ei ole, kas sa pole eile õhtul pannud? Palju sul ees näitab praegu seal see väike tripp? 593, jah. No järelikult ei pannud. Muud ei ole midagi, siis tuleb enda lihtsalt pärast arvutama hakata, vaata. Spidomeeter on kirjas. Aga mina enda jaoks selle tripi nullingi ära, et siis ma ei pea ise arvutama, siis mul on kogu aeg olemas. Vahet ei ole, nii et sõida. Selles mõttes vahet ei ole. Et jäi nagu vajutamata. Mina panen alati hommikul 0, kui ma alustan, aga... No siit on praegu... See vahet ei ole. Spidomeeter on kirjas, spidomeetri järgi saab ju arvutada palju sõitsid. See ei ole üldse oluline. Ma lihtsalt selleks, et mina teen oma elu kogu aeg hästi mugavaks, nii mugavaks, kui vähegi võimalik on. Niimoodi. Davai, pane minna. Ma mõtlen, kas sellest praegu poleks mõttekas, et praegu 0 ja siis... Aga mis vahet on, siis ma pean ikkagi arvutama ju. 20 kilti juurde. No, kas on 20, ma pean ju arvutama siis, milleks? Ma pean üks arvutamine, vahet ei ole. Suuremast lahutad väiksem ära ja saadki teada, palju sõitsid. Tuleb paremad ka. Nii. Ja kihutame ja peeglist näeme, milline on meie professor amatöör. Aga vaata nüüd ära nendel lollistid, et pärast edasi, ma jätan niimoodi, et sul kärvu ei oleks niimoodi lähedalt, sa ei saa ust vaata tõmmata paremalt poolt. Vaata, et sul paremal pool taga oleks niimoodi ruumi, et uks mahub liikuma. Saad aru, kui paned siia selle nii kõrvale, siis saad ust tõmmata. Pane ohukad peale ja mine ma uks kinni. Vaat niimoodi, sedasi teeb amatöör siis koolitust. Niimoodi. Ma pean sind kiitma, et ma just vaatasin, et huvitav, kas sa hakkad paremasse ritta reastama või mitte. Et jumala õieti tegid, nägid, kuidas see nõelumine käis praegu eest läbi auto eest. Et siin ei ole mõtet nagu sinna paremale minna, muidu tekib endal siuke nõelumine, et lähed kogu aeg seda keskmist rida pidi, siis näed, nüüd me oleme just nagu äärmises reas.
pärast kui me siit üle jõe ära saame, vaat seal tuleb võtta jälle paremasse ritta. Aga just siit, kui linnast läbi tulla, siis on väga õige, muidu on niisugune õune nõelumine hakkab ja pärast ei lasta vahele ja ei ole see liiklus siis üldse nii sujuv. Sireenid ja värgid ja. Aga ütleme, et me saime selle Varssavi tegelikult päris ilusti sõidetud.